Viljandis Lossi tänav 35 maja juures olen mina ja see on tegelikult ju täielikult südalinn. Olen ju selliseid südalinna korterid varemgi müünud, kuid see Lossi ja Posti tänava nurgal asuv maja on väga heas asukohas. Nagu ma korterist pildistamast tulles ka müüjatega rääkisin ja küsisin, et mis on selle korteri juures neile kõige rohkem meeldib, siis ikkagi see asukoht oli see üks asi, mis kõlama jäi ja see maja on siin näha minu selja taga. Asukohast veel nii palju, et tõesti siin on ju kauplused, kohvikud lähedal, siit Posti tänavalt lapsed kooli, jalgrattaga paar minutit. Siin üle tee on kohe Viljandi kunstikool, samas majas tegutseb ka väike lasteaed. Lastepark siit samast väga populaarne koht väikestele poistele, tüdrukutele, kus jalgratastega sõita. Lossimäed sinna, kesklinn sinna, Viljandi järv, ka siit pole mitte kaugel. Tõesti võiks öelda, et see on nagu Viljandi keskpunkt siin isegi. Aga mitte ainult asukoht ei ole selle korteri puhul minu arvates kõige tähtsam asi. See on väga oluline asi, aga sellel korteril on see korter on ka väga omapärane korter. Ta on 3. korrusel ja väga erilise planeeringuga, kaldlagedega, selline katusealune korter, kööginišiga, suur avar elutuba, circa 50 ruutu või isegi rohkem, põrandapinda isegi 60 ruutu on see elutuba suur. Sellist hästi palju kasutatud naturaalset puitu põrandal, tammepuit, laudparkett, samuti kõik need võimsad talad ja sisustuselemendid lisavad sellele korterile omapära. This is what makes us so great friends. No sympathy to give you peace. So proud, would you please teach me how to live in your way? You could crash and flee, you could fail, you let it be. That the police
kui sina oled inimene, kes hindab eripära, head asukohta, looduslähedasi materjale, siis kindlasti sa võiksid seda korterit vaatama tulla ja see on kõike muud kui tüüpiline paneelmaja korter. Ja loomulikult, kui sul tekib küsimusi, kirjuta mulle, soovid vaatama tulla, kirjuta, helista mario@mariokaru.ee, helista 5688 6800. Kui sul video meeldis, pane like, jaga sõpradele. Mina tänan, näeme, tšau!